Hommik algas tavaliselt kohvitassid reas. Jutud käisid laua ääres nagu ikka heas. Siis kõik järsku tardusid ja vaikus täitis saali. Ivika oli kohal enne tööpäeva algust päris maalgi. Age vaatas aknast välja, kas midagi on viltu. Vilve kontrollis seinakella, uuris iga pilku. Monika lõi käedki kokku. See ei saa küll tõsi olla. Aga Ivika seisis ukse peal ja ütles: tulin tööle. Hei, 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 mis päev on see? Ivika on nüügel aial tööle. Hei, 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 ei usu keegi veel. Kõik vaid vahivad su lahti teel. Kas maailm käib nüüd tagurpidi või tähed taevas läinud ritta? Ivika on kohal imesuur ja ehe. Aga ärge harjuge, See võib jääda üheks. Sveta küsis vaikselt, kas sul tervis ikka korras. Nadja juba otsis telefonist abi kõige nobedamalt. Tatjana ütles tõsiselt Kiirabi võiks kutsuda. ja Mari-Liis jäi sõnatuks, ei osanud midagi arvata. Siis Ivika naeris rõõmsalt ja ütles üle toa: Pole häda midagi, kõik minuga on korras. olen siin ja valmis tööd tegema täna. Kuid ärge sellega nüüd liiga ära harjuge. Sõbrad! Hei, 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 mis päev on see? Ivika on õigel ajal tööle. Hei, 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 ei usu keegi veel. Kõik vaid vahivad su lahti teel. Kas maailm käib nüüd tagurpidi või tähed taevas läinud ritta? Ivika on kohal imesuur ja ehe. Aga ärge harjuge, See võib jääda üheks. Nüüd sellest päevast räägitakse veel ja veel. kui kohvipausil kokku saadakse tööteel. Ja kui keegi küsib, Kas see juhtus päriselt? siis kõik koos vastavad. Jah, aga üsna haruldaselt.